karumüürged. Tere tulemast! See on minu kodu järgnevad 7 päeva. Alustame siis seda reisi. Autotrip Euroopasse. Täna on ees ootamas 15-tunnine autosõit Poola Krakowisse. Nii et let's go! Unustasin rehvidele rõhku panna või seda õhku panna. Nii et let's do that. Võtame bagassist midagi näksida ka. Sain just esimese trahvi ka kätte. Ei näinud, et hakkas 70 ala ja panin, ma ei tea, circa 80-ga sealt äkki läbi. Ma olen imeline trahvide korjaja. Kas siis parkimistrahv, kiirustrahv, whatever. Mul kogu aeg õnnestub neid saada. Mul on nüüd probleem sellega, et kogu aeg, kui ma vahetan riike, siis Telia nagu ei leia kohe seda levi ülesse. Seega mul on Google Maps ja kõik maas. Pidin ikka tagasi sõitma Eesti piirile ja laen selle Google Mapsis on selline asi nagu offline maps. When I was a child, every single thing could blow my mind. Soaking it all up for fun, but now I only soak up wine. Nii, mu suurimad hirmud saavad tõeks. Mu autol põleb 2 tuld. Üks põleb mul pidevalt vahelduva eduga, seega see eriti ei häiri mind, aga nüüd mul hakkas põlema akutuli, kui ma ei eksi. See tankla pandi kell 12 kinni ja kell on 12 läbi 2 minutit, et ühesõnaga ei saa sinna sisse minna. Siin on vähemalt wifi. Saate aru, mul oli Euroopa Liidu rändus välja lülitatud, sellepärast mul ei tulegi. Ma lülitasin sellega sisse ja see Telia ütleb, et sellega läheb circa 10 minutit aega. Ei tea, mis selle autoga saab, aga ma ei julge sellega edasi sõita, kui need tuled põlevad ja kui mul ei ole veel internetti, et nagu ühendus saada kellegagi. Seega teeme üks asi korraga. Teeme selle interneti korda ja siis vaatame, mis selle autoga saab. Tõehetk, kas midagi hakkab nüüd põlema või mitte. Nii, me oleme jõudnud siis siia. Ma päris Kaunaseni välja ei jõudnud sõita. Veits kasin ennast ja teen voodi lahti ja magan mingi, ma arvan, poole 7-ni. No nii, voodi on valmis. Tere hommikust, kell on 6:30 hommikul. Ma sain isegi paar tundi magada. Räigelt sadas vihma, nagu räigelt sadas terve vihma. 8,5 tundi on veel minna. Kaliko, let's go! Hommikune karaoke tund. I can't even lie, want you by my side. Yeah, you left me empty and it's something I can't hide. Everybody knows, they say that it shows. I miss you, so I wonder how you don't. Nii, me oleme jõudnud Poola piirile. Kohe sõidame Poola sisse. Saadeti kuskile kontrolli. Mu auto otsitakse läbi. Nii et küsiti ID-kaarti, vaadati auto üle ja siis küsiti ka kaua ma Poolas olen. Ja mis mu tripi point siia on. Ma ütlesin, ma tulen ainult 9 päevaks ja siis ma olen Slovakkiasse ja siis ta oli juba, et okei. Good to go! Põhimõtteliselt see mees tegi siis selle arvutiga mulle selle diagnostika ja ta ütles, et it's a gear problem on ju, et mingi EGR-i mis iganes. Ta ütles, et autoga ei juhtu mitte midagi, et see jää mul seisma, lihtsalt autol on võib-olla vähem võimsust, et kui ma vahetan käike ja nii ja ta ei kiirenda nii hästi kui peaks. Ja ta oli nii arvas ja siis ma olin nagu, et palju sa raha tahad või nagu, et mis see maksab praegu ja siis ta ütles, et ei, midagi ei maksa, et jäta mulle lihtsalt hea Google review, nii et ma kirjutan kohe selle Google review ära. Need on nii vürtsikad. Mingid Korea pähkled. Mega vürtsikad. Võib-olla veits muret tekitavad juba see, et ma olen eilsest õhtust saadik söönud terve kotitäis kräkkereid ära. Ja praegu söön pähkleid, hommikul sõin 1 banaani ja olen joonud lihtsalt hästi palju vett. Ma ütlen ausalt, ma võitlen räige unega, nagu räige unega. Mul silm nokib lihtsalt nii kinni.
sellepärast et sa lihtsalt paned 120-ga kõige sujuvama maantee peal 100 kilomeetrit lihtsalt puhast sirget maanteed. Ei pea pöörama, ei pea käiku vahetama. See on uinutav. Ma ei tea, kas ma ütlesin juba, et Krakowisse mul on 9 ööks võetud Krakowi kesklinna majutus. Puhtalt sellepärast, et see sõit on ikkagi päris rets ja ma saaks nagu normaalselt välja magada peale sellist trippi on ju. Et 1 öö olen Krakowis siis ilusti hotellis ja siis edasi oleme jälle autoelanikud. Diisli liitri hind on 6,09 Poola slotti, jah? Euro 43. Nõks kallim kui meil. Kohvil saad erinevad maitsed küsida aparaadi käest. Ma panin karamelli, cappuccino. Itaalia hot dog, ma proovin seda. 1 kabanossiga hot dog ja L suuruses cappuccino läks maksma 5 eurot ja 71 senti. Mul on tunne, et Eestis on veits kallim vist. Eestis on kohvi juba mingi 3 ju. Aga ma võin ka eksida. Ma ei osta tavaliselt tanklatest üldse mitte midagi süüa. Ja nii imelik. Suur tankla, kõik värgid-särgid ja neil ei ole siin WC-d. Ja mul on reaalselt siuke põiakas. Autokaraoke Day 2 ja ikka meie Adel. See oli üks mu lemmikuid, kui ma hakkasin Adelli kuulama. But baby, is that really what you want? Bless your soul, you got your head in the clouds. You made a fool out of you, and boy, she's bringing you down. You made your heart melt, but I'm cold to the core. Now rumor has it, she ain't got your love anymore. Rumor has it, why it's taken me so long to let my doubts go. You never know if you never try to forgive your past and simply be mine. I dare you to let me be the one and only. I promise I'm worthy. 100 kilomeetrit ainult jäänud kuni Krakowi majutuseni. Ebareaalne. Reaalselt mu põis kohe lõhkeb, aga ma ei tee mitte ühtegi peatust rohkem. Ja nüüd hakkavad vaated juba ka minema mega ilusaks. Läheb nagu juba see suured maanteed kulgevad läbi mägise maapinna ja siuksed metsad ja helesinine taevas on praegu, päike paistab õues, on 22 kraadi. See on kõik seda väärt. Et nüüd juba vaikselt ma näen, et läheb järjest ilusamaks ka, et ei ole lihtsalt üks tühi maantee. Me saimegi hakkama põhimõtteliselt. Tuba on käes. Ma ei tea, mis nad andsid mulle narivoodi, aga põhimõtteliselt Krakowi täiesti kesklinnas. Seal ongi põhimõtteliselt juba peatänavad ja restoranid ja kõik asjad. Ja vannituba on jagatud. Aga väga korralik. 2 tükki. Siuke. Ehk siis ma käin nüüd ruttu pesus, teen ennast korda ja siis lähme vaatame Krakowi vanalinna üle. Out we go. Mul ei ole isegi juuksed ära kuivanud, aga mul on sellest autos istumisest nii koppes olnud, et ma lihtsalt jalutan vist terve selle Krakowi vanalinna läbi ja tegelikult mul on ülipalju kohti ka nagu märgistatud, kuhu võiks sööma minna, aga point on selles, et enamustel nendel kohtadel ei ole nagu terrassi, aga ma tahaks õues istuda, sest õu väljas on mingi 26 kraadi ja siis oleks nagu minu meelest mõnna pigem õues istuda, seega ma võib-olla vaatan jooksvalt, kui ma kuskile terrassile tahan. Mul on kõik videod monteerimata, nii et tuleb pikk õhtu. Te ei kujuta ette, rahvas. Ma tunnen ennast reaalselt nagu inimene jälle. Mina oma tavapärase tegevuse juures reisimas. Mulle meeldib, et ma pildistangi igat maja, mis siin on. Mulle meeldib, et mitte keegi ei tunne mind siin. Keegi ei jõllita mind. Kõigil on jumala savi, mida sa teed. Okei, tegelikult eestlastel ka juba kind on, aga nagu välismaal see on hoopis teine fiiling. Ma olen nii reisihull, et ma leian nagu igas
võib-olla mõne inimese jaoks nii-öelda mõttetus kohas, ma leian seda ilu ja Krakow, Poola on praegu, mul on täiesti karp lahti, ma olen mingi 10 minutit võib-olla kõndinud, et mida värki, neil on mega vanal, hakkan kõike seda ilu monteerima, no vaadake. Ma ei poolda seda hobuste värki on ju, aga noh, mis me teeme? Niikuinii see toimub, vahet ei ole, kas me oleme selle vastu või mitte. Ja lihtsalt need inimesed on lollid, kes raha selle eest maksavad, on ju, et võib-olla kui neil ei oleks tööd, siis nad kaoks ära nende hobustega. Aga see annab ikkagi kinda mingit efekti juurde ja ma ei saa valetada. Mul on pisikesed kohvikud. Oh my god. Ma üritan nüüd sellise traditsioonilise asja üles leida nagu saplekanka. See on nagu mingi selline pitsasai. Mul on Google Mapsis salvestatud, kus seda kõige klassikalisemat saab. Nii et ma kõndisin vanalinnast mingi 20 minutit välja praegu. See ongi sapjekanki. Hello, can I have one Krakowska card, please? Põhimõtteliselt maitseb see samamoodi nagu meie mingisugune soe grillvõiku. Mega hea, aga see on reaalselt nii suur, et ma ei jõuagi peale seda mitte midagi muud süüa. Siin on see suitsu juust peal, mega maitsev. Vähe on õnneks vaja. Mida arhitektuuri? Väga ilus. Mul on sellest saiast nüüd päris kõht täis. Ma jätsin pool järgi ja viskasin minema, sest see oli nagu huge. Ja see oli siis kokku mingi 6 eurot. Seal oli odavamaid ka, aga ma võtsin vist mingit rohkemat nii-öelda nende lisanditega. Üks õhtune mocktail ja esimese reisipäeva video monteerimine. Ma võtsin sidruni, piparmündi, limonaadi. Mega hea. Tere hommikust, on meie reisipäeva 3. päev. Kell hakkab 9 saama. Mul läks kell 5 uni ära, sellepärast, et ma läksin eile nii vara magama ja ausalt öeldes mul oli päris kehva olla. Ilmselt kogu see üleväsimus ja see pingelangus ja kõik. Täna me hakkame sõitma Slovakkiasse, aga enne seda ma tahan minna ühte viraalsesse võileiva kohta siin Krakowis. Poolas on päris vihmane. Loodame, et Slovakkias on ilm natuke parem. Lähme nüüd sinna võiku kohta. Mul on lihtsalt magu sööb juba ise ennast. Neil on seal mango matcha. Ma ei ole eriline matcha fänn. Maitseb ikka nagu suht muru on ju, aga nagu ma nii tahaks olla see matcha girly ja äkki see mango matcha mulle meeldib. Ja siis teeme selle mingi võiku. Ma saan aru, seda tehakse nagu selle Jaapani milk breadiga ja siis see lõigatakse pooleks. Pannakse igast manti sinna sisse. Kokku läks siis üks võiku ja mango matcha. Mis mul siin? See on kaamera peal. Läks 13 eurot ja vaade on siuke, uks on lahti, värske, siuke hommikune karge õhk tuleb nii mõnus. Lõpetage ära, see on nii ilus. Ma ei taha seda veel ära segada, sest ma tahan nagu koos võikuga pilti teha. Seda nii-öelda influenceri elu. Vaadake seda. Oh my god. Oh my god. See on nii hea. See koht on küll oma haipi väärt, ma ütlen teile. Nii lahe on vaadata, lihtsalt mulle nii meeldib reisidel hommikuti nagu vara üles ärgata. Kuidas linn vaikselt üles ärkab, kuidas kohalikud mingi arvutikottidega tööle jooksevad, veatakse kaupa, prügi ja siis on nagu need turistid, kes mingi chillivad kohvikutes, joovad kohvi, söövad saiakesi. Ise ka täpselt samamoodi ärkad vaikselt koos selle linnaga üles. Et just ma olen räigelt aeglane reisja, nagu siuke, kellele meeldib nagu võtta see aeg ja lihtsalt ma võin tundide viisi istuda kuskil kohvikutes, aga ma nagu tõmban kogu selle vibe'i ja selle, mida siin kohalikud teevad ja siuke, nagu ma tõmban selle kõik endasse. Me oleme Sakapone juures. Ma vaatan, et siin on üliägedad majad ja kõik majad on 4-korruselised. Pole ühtegi maja, mis oleks 2- või 3-korruseline. Oleme full mägedes, siin on imelised vaated, väiksed külakesed. Samuti Slovakkias ringi sõites peab olema autol vinegett, ma arvan, öeldi selle kohta niimoodi. Et ühesõnaga, et su auto tohib nende teede peal sõita, et see vinegett oli äkki mingi 10 eurot, oli 10 päeva. Et ma tegin selle internetis ära. Me oleme jõudnud Orava
hästi juurde. Selle all oli ennem puidust kindlustus, mida ehitati siis enne mongolite sissetungi, nagu ma aru saan, aastast 1241 ja 13. sajandil hakati siis seda kivist nii-öelda ümber ehitama. Ma saan aru, et seda lossi saab täies ulatuses külastada alt kuni ülesse välja ja ta on suure kalju peal. Slovakkia, mis ma siis oskan praeguseks hetkeks öelda, väga vanaaegsed külakesed, et majad on nagu, külakesed ongi ainult majad on, tähendab, et ja siis igas külas on nagu mingi üks siuke vanaaegne pood, vaata, et keegi on oma kodust mingi toidupoe otsustanud teha. Et selliseid suuremaid poekette ma pole siiamaani näinud, et nüüd ma saan aru, mida inimesed mõtlesid, et ega siin eriti midagi teha pole, et see ei ole nagu, see on riik, mis ei ole selles mõttes nagu turismindusele üles ehitatud ja siis siin on nagu loodus ja kõik see, mida saab vaadata on ju ja ajalugu on ju, et turismindusele konkreetselt siin nagu midagi tehtud ei ole, mis on minu meelest jumala lahe, nagu midagi erinevat ka vahelduseks. Sa valid seal, mis lossi ossa sa pileti ostad ja siis sa saad QR-koodi ja siis kuulad. Pilet siis igasse ossa oli 13 eurot adult. Siin väljakul on näha nüüd 3 ehitust ja need on kõik ehitatud erinevatel sajandil. See kõrge loss on siis 13 sajand. Siin olid ka lossi elanikud, aga see ehitati 16. sajandil ja see on kirik, mis oli ka siis pererahval nagu koduhoovis olemas. Inimesed häbiposti, kui olid millegagi hakkama saanud. Vaadake, see on siis lossi köök ja kõik, millega kunagi süüa tehti. Kõik ilusti elava lõkke peal, nagu ikka vanasti. Taimed, küüslaugud, kõik pandi ilusti kuivama. Siin on mingi ilutuba naistele. Vaadake neid lõhnapudeleid. Ja see on WC. Need on siis kõik riided, mida kunagi lossi elanikud kandsid. Vaadake, mis pikad saapad. Lasteriided, naisteriided. Siia on maetud Torso perekond aastal 1622. Ka jõhker ikka, kuidas ma vihkasin koolis ajalugu ja mul oli ajalugu 3. See lihtsalt ei huvitanud mind. Aga nüüd tein ma vabatahtlikult igasugustes lossides ringi ja õpin. Vaadake, kui lahe. Vaadake, siin kappide peal on kujutatud 4 kuju ja need on siis 4 maailma osa, mida üldse sellel ajal tunti. Me teadsime, et oli olemas Euroopa, Aasia, Ameerika ja Aafrika. Haige ikka, mõtle, kui me peaks niimoodi veel riides käima. Kuradi kilo mingisugust kraed on lihtsalt kaelas. See on siis nimelt vana aja kohtusaal, kus siis hoiti inimesi kinni. Ja siin oli siis 2 kohtunikku ja nemad siis otsustasid, et kuidas siis, kas siis läheb hukkamisele või mis teha. Et siis siin on erinevad piinamismeetodid, on lihtsalt häbipoist, pannakse sind sinna pingi peale, kuni sul jookseb tead veri pähe ja või siis pannakse siia pingi peale, kus kraabitakse sul veri välja surmani ilmselt või siis voodi üles lihtsalt. Teate, et voodid ehitati kunagi nii kõrged, sellepärast, et oleks soojem ja selleks, et närilised ei saaks voodisse. Vaadake, neil on isegi seal voodi all on need platted, et voodisse ronida, sest see voodi on nii kõrge. Minu sõbrad. Kas te saate aru, et inimesed reaalselt elasid siin? See on loss on mingi 10-korruseline. Mõtle, kui lähed alla kööki ja oled nagu fuck, unustasin midagi ülesse. See on lihtsalt massiivne. Me lähme nüüd lossi kõige kõrgemasse ossa. Tegelikult need trepid on turistide jaoks ehitatud. Vanasti, kui sa tahtsid sinna tippu pääseda, siis roniti nööride ja redelitega. Ebareaalne. Tahad koju minna, võtad nööri ja hakkad mäkkeroni.
jummel, mega äge käik ju. Mulle nii meeldivad need audiobookid, sellepärast et kui sa lähed giidiga, siis tead, kõik kajab, keegi muliseb vahele, siis sul kaob järg ära ja siis ei viitsi enam kuulata, vähemalt mul on nii. Ja eks selle lugemisega lappad seal silmadega üle, siis tegelikult ikka teemast eriti aru ei saa. Et need audiobookid on nii head, ilmekalt, eriti kui räägivad kõrva sulle ja siis sa saad veel lugeda ka nagu neid fakte asju. Et siis on reaalselt ajalugu ju väga-väga põnev ja üldse nagu mõelda, kuidas see elu nagu reaalselt mingi 13. sajandil välja nägi ja et reaalselt sellises kohas elasid inimesed oma täiesti tavapärast igapäevaelu. Traditsiooniline Slovaki restoran ja arvake, sees on mingi 6-liikmeline eestlaste laud. Nagu reaalselt iga jumala kord, kui ma käin reisil, täiesti random kohtades, ma näen eestlasi. Ja nagu see on lihtsalt nii haige, et what are the odds, et ma olen mingi suvalisel teisipäeval keset septembrit kuskil Slovakkias, mägede vahel, tulen kuskile random restorani ja siin on eestlased, ebareaalne. Aga ma juba valisin välja, mis ma võtan. Hapukapsa, supi, bratwursti ja kartulitega. Gnokid, Slovakkia traditsiooniline toit on siis gnokid, mis on siis nagu kartulipelmeenid, lambajuustu ja peekoniga. Võtan 2 asja. Ma olen nii elevil, et Slovakkia toitu proovida. Mis ma olen veel tähele pandud, et Slovakkia inimesed on turistide vastu mega sõbralikud. Ma mõtlesin ka, et see on nagu Euroopa riik vaata, et suht siuke, noh, teate küll, nagu me oleme. Aga ei, reaalselt kõik on ülisõbralikud, kõik naeratavad, kõik on nagu mingi üliabi valmid, kõik oskavad mega hästi inglise keelt, mida ma armastan. Nii raske on inimestega suhelda, kui nad ei oska inglise keelt, et nagu nad oskavad mega hästi inglise keelt, isegi Poolas, ma ei tea, osad ei osanud. Ma ei tea, esmamuljed on nagu mega ägedad jälle. Võib-olla ma olen lihtsalt nagu nii jõhker reisi hull, et ma võin kuskile täieliku persauku minna ja ma ütlen ka teile, et see on parim reisi sihtkoht ever. Traditsiooniline hapukapsa supp. Ma muretsen natuke selle ilma pärast, et mul on nagu siin istudes päris vähe ja praegu on päev, et mis siis nagu veel õhtul saab. Gnokid lambajuustuga. See on väga tugev mingi lambajuustu maitse. Ma ei tea, kas mulle need maitsevad. Ja need on nagu pisikesed gnokid. Kui te olete näinud nagu neid gnokisi, mida meie teame, siis on nagu need suured kartuli, siuksed nagu pastad või ma ei oskagi seletada. Väga tugev, mingi lambajuustu lõhn on. See on okei. Aga see ei ole mu lemmikasi. See on minu meelest sama nagu kitsajuustuga, et kas sulle meeldib või mitte. Et selle maitsega peab natuke harjuma. Aga see on nagu selles mõttes päris hea. Ma lähen praegu ühte mingi Vilko Liinetsi linnakesse või külakesse ja see on siis UNESCO külake, mis on säilinud täpselt nii, nagu ta ma ei tea, mis kuradi sajandil oli. Ja siin oli just hoiatussilt. Siin on karud! Sellepärast ma käisingi jahipaunas ja ostsin endale karusprei, sellepärast, et hoidke alt. Aga lähme vaatame selle küla üle ja loodame, et karu meid ära ei söö. Vaadake seda loodust. Mäed on lihtsalt võimsad ja see ei jää niimoodi kaamera peale, nagu ma tahaks. Aga need mäed on lihtsalt täis paksu. Need on paksu metsaga kaetud mäed. Ja see õhk, mis siin on, see on reaalselt kopsa nagu, käib nagu vikat läbi. Ma isegi ei tea, kas siin elavad inimesed või mitte. Täpselt nii, nagu kunagi oli. Mõtle, kui sul oleks siuke aed. Okei, siin elavad inimesed ka, autod on tee ette pargitud ja tossu katuselt tuleb ja mingi mees tassis just puid. Aga issand, kui lahe, mõtle lihtsalt. Sa elad puidust majas, kuskil Slovakkias, kõrgete suurte mägede vahel. Kütad sauna. Sul on siuke õhk, mida hingata. Täiesti lõpp. Saate aru? Ma kuulen karumöirged ja reaalselt, kui sa vait oled, kuulsite vä? Nad on reaalselt siin sama. Kuulete? Palun öelge, et te kuulete seda. Mul on reaalselt, mul süda nii jõhra puperdab, et ma hakkan kohe oksele. Kes ei tea, siis ma väga kardan korvusi. Tänane camping spot. Vaadake nüüd ma ehitasin täispika voodi
niimoodi, et ja madratsi pumpasin ka õigesti täis, nii et nüüd on kõva madrats, siia peale panin veel pleedi, et oleks soojem. Ma arvan, et pole üldse paha, ma arvan, täna tuleb väga mugav öö seal, sest ma olen väsinud ka veel peale kauba ja väga privaatne on. Ma mõtlesin, et teeks ühe sooja tee veel ennem. Teate, ma olen räige magusis, ma pole mitu päeva söönud midagi magusat. Mul on maasikamoosi ja mul on küpsiseid. Armüntid. Ja muidugi me peseme ennast baby vibesidega, mis sa mõtlesid? Ja see ongi ekstreemne. Must on video iga päev üles panna, sest aeg lendab lihtsalt siin. Aga väga raske on filmida nagu YouTube'i ja TikToki korraga, sellepärast et nagu kaadrid peavad olema erinevates formaatides, on ju. Ära pulli. Oh my god, kui palju vett läks praegu raisku. Ja hommikust kell on 6:40. Oi jumal küll. Sõbrad, see on juba next level. Nii kuradi külm, ütleme nii, et päris karm. Ja siit magamiskotist praegu välja tulla ma eriti ei taha. Ma veel eile vaatasin siit aknast, kui läks kott pimedaks. Ma vaatasin tähti, see oli päris äge. Tegelikult on nii mõnus karge hommik. Me oleme jõudnud Podlstocki, kus ma saan aru, et saab sisse Slovakkia National Pargile. Ma tahan seal matkata sihukest rada nagu Suka-Biela. Ühesõnaga, see on kõige populaarsem rada. Mul on hea meel, et siin on palju inimesi, sellepärast et siin on väga palju korusid. Ja kui keegi on veel nagu kaasas, siis ma saan vähemalt nagu mingite turistide abi, SPF. Sest päike lõõskab, isegi kui ei ole nagu soe. See matk on mingi 2,5 tundi pikk ja see on vist päris ekstreemne, nii palju kui ma olen videote pealt näinud. Panen oma selle adventure särgi selga. Kõikidel on mingid next level matka varustused, nagu need kepid ja kõik asjad. Mul pole mitte midagi. Ja siis ma võtan energiapatoone ka kaasa. Unustasin karusprei autosse, selle me võtame 100% kaasa. Liiga ohtlik on ilma selleta. Väga raske on kahte asja korraga teha, kui te mõtlete filmida ja vaadata, kuhu ma astun ja et ma sisse ei kukuks. Vaadake seda nüüd, võtad ketist kinni siit ja lähed selliste asjade peale. Ja teistest väga maha jääda või noh, ma tahaks, et vähemalt üks paar oleks mul silma ees igaks juhuks, kui midagi juhtub. Vaadake, see on ebareaalne taust ju. Täiesti lõpp. Ma pole sellises metsas mitte kunagi käinud ja see on nagu väga ekstreemne ja väga lahe. 2-3 tundi niimoodi siin matkata. My pleasure. Siit peab hakkama nüüd üles minema. Kas te saate aru? Ma ronisin seal. Siia. Mul jalad värisevad. Oh my god, me oleme turvaliselt maa peal ja see oli nagu kõige ohtlikum asi, mida ma oma elus teinud olen. Mulle niigi väga kõrgused ei meeldi. Või noh, võtab ikka nagu siukse judina sisse. Ja see ronimine praegu nendest treppidest, mis te nägite, see oli täiesti ilma varustuseta, lihtsalt toorelt. Väiksed lapsed ronisid seal. Ja mul olid veel libedad Nike tossud, et saadana ma tulin sihukeste jalanõudega, et seal oli õnnetus ainult nagu ühe libisemise kaugusel, et muud nagu küsimust nagu seal ei olnud. Ütleme nii, et surmamaik on praegu suus, aga adrenaliin on ka laes. Oh my god, ma loodan, et rohkem siukseid asju siin matka peal ette ei tule, et mul praegu reaalselt lööb põhjalt ära. Ausalt öeldes hakkab juba raskeks minema. Need trepid ei ole normaalsed. Ma loodan, et neid rohkem ei tule. See ei ole okei. See on reaalselt kõige raskem matk, mida ma olen teinud. Nüüd me oleme õnneks nagu sellise kruusatee peal. 3,7 kilomeetrit on veel minna. Slovakkia National Park tehtud ja never again. Ütleme nii.
aga mega kogemus ja ma ületasin ennast täna igatepidi. Ma vähemalt 5 korda mõtlesin, et ma keeran otsa ringi sest lihtsalt see ei olnud nagu turvaline, et ma oma libedate tossudega lähen neid treppe kõndima ja mul pole mingit varustust ega nööre küljes, et üks vale samm ja ma oleks sealt kalju pealt alla kukkunud nagu. Ja tegelikult, mis mind alati sellistel matkadel motiveerivad, ma vaatan teisi, kes matkal on. Esiteks, jällegi, iga kord on sama teema, et mega raske, mõtlen, annan alla, lähen tagasi ja siis vaatan, et reaalselt mingid 70-aastased matkavad mu kõrval ja siis nagu tuleb mokk maas hoida, sest nemad jõuavad ja enne mind läks sealt väga libedast ja kõrgest trepist üles nagu see mingi 9-aastane tüdruk. Lihtsalt kappedi läks. Kartis ka, isa ütles talle, et ei ole midagi, et tuleb minna ja ma olin mingi okei, ma lähen ka. Ja oleme tänases camping spotis, selline metsatukakene. Aga täna teeme hot doga. Keedu viiner kahjuks tuleb. Ketchupit, majo ja hapukurki on ka. Vau! Saate aru või? See on nii hea. Mega! Kõige parem osa mu päevast ausalt ka. Nagu mitte ainult praegu, aga ma mõtlen üleüldiselt. Ma armastan, kui mu nägu on puhas. Lihtsalt palvetan, nagu palun, et mul ei oleks täna öösel nii külm, nagu eile oli. Aga mul on tunne, et see on täiesti nagu privaatne koht. Vähemalt siiamaani ei ole mitte keegi siit mööda sõitnud. Tere hommikust! Tänane ööautos oli palju parem. Magasin esimesed 6,5 tundi jutti ja siis korraks oli väga külm. Lasin auto jälle soojaks ja siis vagasin 5:30 praegu kella 8 ja nii edasi. Päris jahe on ikka täna. Nii. 2 piparminti. No nii, täna hommikusöögiks on karrised oad viineriga ja rukkipala, siis ma tegin maisi kurgisalatit ja ühe selle banaani söön ka ära, hakkab koledaks minema. Nii et head isu mulle. Kõht on mega tühi ja ühe sooja piparmindi tee tegin ka ja vaadake seda vaadet. Me jõudnud Tatra mägede viewpointi. Kahjuks on paksud pilved mäe tippude ees, aga ikkagi lennutame drooni ja vaatame, mis vaade meil siit drooniga avaneb, aga lihtsalt praegu on juba mega. Sõitsin üldse ühe teise vaatamisväärsuse juurde praegu tegelikult, aga sõitsin sellisest kohast mööda. Vaadake seda. Oleme jõudnud Slovakkia südamesse ja tulime vaatama Čomarovski viadukti, mis on siis eriline selle poolest, et ta on 350 meetrit kõrge ja ehitati 1980. aastal. Ületada siis kõrge mägine maastik ja see on siis ühenduses Tšehhiga. Teen väikse lõuna siin samas viadukti juures. Mega hea. See on täielik säästureis. Eile ma raiskasin 5 eurot parkimise peale. Täna ma olen raisanud 0 eurot. Ma ei tea, mitte midagi ei maksa see Slovakkia reis. Me jõudnud Spiš lossi juurde, mis on Slovakkia kõige suurem loss, nagu te ilmselt juba saate ka aru. Ja see on siis ka samuti UNESCO maailmapärandis ja sinna peab ikka sitaks ronima, nii et lähme vaatame. Vaadake neid vaateid. Ebareaalne.
see loss ehitati siis 12. sajandil ja siin elasid mitmed nii-öelda kuningapered ja siis lõpuks, kui nad kolisid alla väiksesse külakesse elama, siis hakati seda lossi kasutama selleks, et hakata nii-öelda sõjalist tegevust tegema ja siin olid siis nagu kõik sõjaväe asjad ja siis tekkis üks suur põleng ja ühesõnaga enamus asja hävis ära ja siis sellest siis tehti selline vaatamisväärsus, nii et kujutage ette, see loss seisab siin alates aastast 1249. Mõtle, sul on selline koduhoov. Ma lähen hoovi mängima. Jatsipaus. Ebareaalne päev on täna olnud. Kindlasti Spiškasel Slovakkia. Peab tulema. Nii, ma tulin siia samma camping-spotti kus eile, aga ma tulin siia väiksema tuka sisse, et mul oleks auto tasapinnalisem. Täna õhtusöögiks ma panin siia puu taha podisema pikateraline riis. Ma loodan, et mul gaasi ka jagub nii, et see valmis saab. Et homme ma hakkan koju sõitma ja enam ei pea seda pliiti kasutama, aga loodame, et praeguseks jätkub. Ja ma segan selle riisi tuunikalaga, mis on tomatikastmes. Ega sellest ei saa ju midagi mitte söödavat tulla. Ja siis ma tegin nagu hommikulgi maisi ja kurgisalatit. Ma arvan, väga hea toit. Tere hommikust, sõbrad. Me magasime 9 tundi. Tänane öö oli väga mõnus. Aga ühesõnaga, kell on 8 ja nüüd tuleb see asi siin kõik kokku pakkida, teha üks kiire hommikusöök ja me lähme matkama Tatramägesid 20 kilomeetrit. Täna hommikusöögiks on värske kurk, tomatikastmes tuunikala, rukkipala ja üritame siin vett keeta, aga mul saab gaas otsa ja siis kui ma saan vee valmis, siis ma teen pakinuudleid ka veel endale. Outfit, tänane matka outfit. Kindlasti päiksekreemi näkku, prillid, nukamüts kuuma eest. Ja mis ma siis kaasa pakin? Kõigepealt mul on siin kotis droon, sellepärast et ma kindlasti hakkan seal drooni lennutama, sest need vaated on lihtsalt ebareaalsed. Siis 860 millilitrit vett Stanleyga, püsib hea külm, väike kofeiinilaks, väike Belief. Igaks juhuks üks vesi veel, sellepärast et ilma veeta sa ei taha jääda sellisel matkal, uskuge mind. Karusprei, seal metsas on karud. Süsivesikute rikas batoon, tatlid, naturaalne suhkur, kiire energia. Ja siis mul on siin mingi poolik pakk ananassi komme, ma võtan need ka kaasa. Ja kindlasti akupangad ja mu tehnika on ju. Et seal järve ääres tegelikult on ka mingi kohvik, matkad 10 kilomeetrit ära ja siis saad kohvikusse maha istuda, nii et kõige hullem ei olegi, aga ikkagi hea on olla nii-öelda ettevalmistunud. Aga sõidame sinna parklasse ja alustame seda jõhkrat matka. Nii, oleme jõudnud parklasse, anti kaart. Ma ei tea, kas seda oskab lugeda, aga siin on sadu radu veel, et ma ära ei eksiks. Ja parkimine oli 15 €. See tee on veel raskem, kui see on National Pargis. Mega kivine. Tundsin inimeste lõhnaõli ja ma näen oma ees 4 inimest. Oi plää, ma olen siukest tempot pand ja lõpuks see tasub ära. Ma hoian neil sabas, et mul oleks endal lihtsalt turvalisem olla. Ma tean lihtsalt, mul on palju rahulikum kõndida, kui ma tean, et mul on teised inimesed ümber. Yes! Wow. Peaks olema kohe kohal, sest me oleme juba siin mägede vahel ja siin on päris hea, kui ma aus olen. Ja ma olen teinud väga head tempot. 2 tundi ja 40 minutit ja ma olen põhimõtteliselt kohal. Muidu see kaart ütles, et läheb circa 3 tundi ja 20 minutit. Aga ma ütlen ausalt, ma olen põhimõtteliselt spurtinud selle tee läbi. Me oleme kohal. See oli enne Plesso.
siin on mingi söögikoht ja kohvik ka. Ma lähen sinna sellepärast, et te ei kujuta ette, kui külm siin on. Siin on väga-väga jahe. Kuidas ma ei tulnud selle peale? Aga seal on siuke mõnus Slovakkia restoran ka siis kohe nende Tatra mägede vahel. Seal pakuti igasugust suppi ja nende seda braadvursti ja erinevaid magustoite ja kõik jõid õlvut on ju peale pikka matka, aga seal saab maksta ainult sularahas. Ja ma maksin parkimise eest sularahas ja ma viskasin rahakotti pardatšokki. Nii et mul ei ole raha kaasas kui ainult see Apple Pay ja see siin ei sobi, nii et sularaha kaasa, muidu jääte lõunast ilma nagu mina. Ja nüüd hakkab 10 kilomeetrit matk tagasi. Ma ei olegi nii väsinud, ma arvasin, et see on palju-palju hullem. Et mul on täitsa okei nagu tunne jalgadel ja kõik. Kõik inimesi alustab ka praegu matka tagasi, seega ma võtan neile hoogsalt sappa, et ma jälle ei peaks üksinda kartma karusid. Nüüd on juba see, et võiks olla juba parklas jõhkralt külm on kõige suurem viga, mis ma täna tegin. Et ma panin ennast valesti riidesse. Et oleks võinud ka just istuda seal õues tuule käes ja juua ühte õlut ja muidugi teine viga, mis ma tegin, et ma võtnud raha kaasa. Oleks võinud teha endale selle olemise seal Tatra mägede vahel natuke mõnusamaks, aga siit jälle õppetund ja järgmisel matkal sellistesse mägedesse ma tean juba ette nüüd vasak parem ja mul on tunne, et kuna täna mul on 6. päev, ma pidingi olema nädal aega Slovakkias on ju. Mul on kõik tehtud, mis ma tahtsin teha Slovakkias, et mul ei ole mõtet nagu lihtsalt siia ööseks magama jääda ja passima, et ma hakkan vaikselt tagasi sõitma, ära väsin, siis ilmselt teen Poolas või kuskil väikse peatuse, et hakkan vaikselt kodu poole liikuma. Et isegi kui ma olen tegelikult normaalselt maganud seal autos, siis ütleme nii, et ikkagi see närvisüsteem ja kõik nagu ei ole ju 100% rahul, et sa oled ikkagi võõras kohas, sa oled autos, sul ei ole katust pea kohal. Iga päev on mul kuidagi selline aktiivne matk on ju, tegelikult keha on kurnatud ja teisipäeval mul on 24 tundi vaja tööle minna, et kui ma saaksin ühe päeva kodus kõike seda reisi nagu seedida ja sisse võtta ja hakata sedasama, hakata sedasama YouTube'i videot kokku panema, et siis ma oleks nagu väga õnnelik. Alati peale reisi on nagu hea, kui saab natuke tuure maha võtta, et see kohe tööle minemine ja värki pole nagu kõige parem. Tatra mäed tehtud. Toru. Osad sõidavad ratastega sinna, nagu nende maastikuratastega, aga siin on suured lahtised kivid. Et nagu ma ei saa aru, kuidas see esiteks võimalik on, et nad siin üldse kohale jõuavad ja ennast surnuks ei kukku. Ja praegu ma olen näinud 2 pere, kus isa seljas on siis nagu veel mingi 3-4 aastane laps. Iki mull otsa ees kõnnivad. Täiesti haige. Aga ei no respekt, kus ikka võtavad asju ette vaata, et see on nagu juba minu jaoks väga karm ja ma kujutan ette veel, kui sul oleks nagu mingi kuradi laps ka veel kukil vaata. Et see elevation on ikkagi päris kõrge. Ja üks asi veel, mida ma siin Slovakkia matkadel olen õppinud, jalanõud. Et ma kodus mõtlesin, et ma ei hakka endale matkasaapaid ostma, et see on ka mingi 2 sotti vaata korralikud. Et siis ma nagu ostsin alles endale need Nike Pegasused. On ju. Ja aga siukse maastiku peal see jalale ikka väga rets. Esiteks sa kõnnid lahtiste kivide peal ja see, kus ma käisin seal National Pargis, esiteks jalad kohe märjad ja vaata matkasaapad on üle hüppeliigase, vähemalt enamus. Ja see ongi selle pointiga, et kui sa kõnnid lahtiste kivide peal, ma ei tea mitu korda, ma olen oma hüppeliigest nagu välja väänanud, astud valesti, kivid on lahtised, et matkasaabas ikkagi toestab seda hüppeliigest ja sa ei vääna oma jalga välja. Et, ja ma veel ise mõtlesin, et ma ei hakka ostma on ju, et kurat just ostsin Nike Pegasused on ju siuke kuradi tald neil, et see on ju palju parema nagu toestusega mu liigestele ja põlvedele kui mingi kuradi matkasaabas on ju. Aga ei, eksisin rängalt ja siit õppetund, et järgmistele matkadele, kus on siuksed maastikud, lahtised kivid, tuleb osta need õiged matkajalamad. Ma ei tea, palju veel minna on, aga ma teen need. Oh my god, mis täpsed. Kõht nii tühi. Võtan tossud jalast ära, kõige mõnusam asi peale matka, võtta jalanõud jalast ära. Siis hakkan kodu poole sõitma, nii kaua kui valge on ja... Kes see jõuab sõita 15,5 tundi järjest? Mida sa teed? Tead, Poolas on täiesti hullud inimesed liikluses. Nagu see, kuidas poolakad maantee peal sõidavad, see ei ole normaalne. Nagu neil on kiirusepiirangud siin mingi 130 ja nii on ju. Ja kõik tulevad sulle perse.
nagu räige kiirusega perse, niimoodi, et kui sa natuke peaks pidurdama, sest kõik sõidavad otsa üksteisele. Et mina on ju, mul on see EGR-i probleem ka veel, et nagu iga kord, kui mingi mägi tuleb, siis ma mingi pott, panen 80 vaata. Ja siis kõik lähevad minust mööda, on ju. Nad nagu eeldavad, et sa kohe sõidad eest ära ja nad saavad minna vaata. See maanteekultuur on nagu väga jõhker. Ja tegelikult nagu ma mõtlesin selle reisi peale ka megavinge. Et ma ei tea, kas ma lihtsalt olengi siuke inimene, kes natuke uurin riigi kohta ja ma juba nagu saan aru, mis vibe nagu riigil on ja kuidas ma ennast nagu häälestama pean. Et kui sa lähed Slovakkiasse ja sa oled nagu mingi linnaelu, värgid-särgid, tahan shoppama minna, siis sa ilmselgelt pettud ja sa tuled sealt nagu vihase ja frustreeridavana ära, on ju. Et ma sain kohe aru, et seal Slovakkias ei ole mitte midagi muud teha, kui ainult loodus, matkamine ja siis ma läksingi täiega all-in, davai, ma elan siis autos ka vaata. Et nagu mul kuidagi klikib nagu riikidega nii ruttu ära, et ma saan aru nagu mida see riik nagu tahab mulle anda ja siis ma häälestan ennast vastavalt sellele ja lähengi seda sinna võtma. Kõik riigid on omamoodi ja igasse riiki sa ei lähe samu asju tegema, et see lihtsalt ei ole võimalik. Ma olen terve 3 tundi lihtsalt olnud vait ja vaadanud tühja nagu ja lihtsalt mõelnud nagu mida fucking kõike ma jälle kogesin ja mida mu silmad jälle nägid ja nagu ma olen nii paljude kogemuste ja teadmiste võrra rikkam. Tõesti, kui sa oled matkaja, siis Slovakkial kindlasti on sulle midagi pakkuda, et see on kõik nagu inimese asi. Õnneks ma ükspäev mõtlesin ka selle peale, et kui tänulik ma olen, et ma olen paindlik inimene ja ma selle all mõtlen seda, et ma suudan elada äärmusest äärmusesse, nagu ma suudan elada mingi 8 erinevat elu ja ma suudan olla kõikide elude üle õnnelik ja nagu midagi võtta nendest äärmustest nii-öelda, saate aru, ma ei tea, kas te saate aru, mida mõtle praegu, et ma võin minna kuskile, ma ei tea, täielikku kuradi linnaparadiisi, kus on suured pilvelõhkujad, kallid restoranid, kuradi rooftop baarid, ma panen kontsad jalga, sädeleva kleidi selga, ma lähen söön ja joon seal 500 eurot maha, no problem. Ja teine nädal ma lähen Slovakkiasse, elan oma Volkswagen Polos, kuradi 7 päeva ei pese ennast, matkan 20 kilomeetrit päevas, olen mustaga õnnelik ja ma suudan ka seda elu elada. Et ma olen nii tänulik, et ma olen nagu nii paindlik inimene. Et ma kujutan ette, kui raske on olla mitte paindlik inimene. Et kui sa nagu raiud oma elus ainult ühte asja, et lihtsalt olge paindlikud, proovige uusi asju, ka neid asju, mida te kardate teha ja te näete lihtsalt, kuidas see adrenaliin ja see enesekindlus ja nagu kõik see, mul on lihtsalt nagu nii palju nagu mu sees, mida ma endale sisse sain sealt Slovakkiast jälle, et noh, ja see ongi nagu sõltuvust tekitav tunne reisidel minu puhul, et see on lihtsalt sõltuvust tekitav tunne, see enesekindlus, ma tegin selle ära, ma sain jälle üksi hakkama, ma käisin siukestes kohtades, ma nägin siukseid asju, what the hell, et nagu seda on lihtsalt nagu see feeling on nagu, ma ei oska seda kirjeldada. See on minu esimene YouTube'i video, kindlasti pane, issa, mida nad ütlevad, see on, ma ei vaata ise väga YouTube'i. Subscribe vist, ühesõnaga see on siis nagu follow on ju, subscribe, kindlasti pane like sellele, võid jagada seda, et see on minu esimene YouTube'i video, ma ei kujuta ette praegu, kui ma seda filmin, et kui ma hakkan mõtlema, kuidas ma seda monteerin, siis mul pole õrna aimugi, kuidas ma sellega hakkama saan, aga ma loodan, et ma saan. Ja ma loodan, et sellest tuleb äge video ja äge mälestus mulle endale eelkõige. Et sellepärast ma neid videosid teengi, et ma saan ise oma elu ja reisi ja asju tagasi vaadata. Ja ütlen ka siinkohal, et see YouTube'i kanal ilmselt ei hakka olema nagu selline, kus ma toodan videosi kogu aeg, et ma, mul nagu ei ole oma kodusest elust nagu midagi nii palju filmida. Et siis ma olen ikkagi TikToki platvormil ja net on the go, aga iga järgmine reis kindlasti ma filmin YouTube'i video, et mulle täitsa meeldib filmida sellises pikemas formaadis asju, kus ma saan rohkem jäppida ja rääkida teiega ja nagu jagada oma mõtteid, sellepärast et TikTokis on nagu, ikkagi need löökvideod on nagu sellised paari minuti pikkused, et kui sa hakkad nagu liiga pikalt seda asja venitama, siis keegi ei viitsi vaadata, näiteks ma ise ka ei viitsi. Aga kui sa konkreetselt hakkad kellegi pikka YouTube'i videot juba vaatama, mis sul ilmselt peab olema nagu huvi ja tahad ka nagu midagi siit videost saada, et mulle meeldib, et ma saan nagu siin YouTube'i platvormil pikemalt rääkida ja arutleda teiega ja kindlasti jätke kommentaare, mis te mõtlete, mis te arvate, mis soovitusi teil on ja üleüldse. Aga ma ei tea, siin YouTube'is on vist mingid introd ja outrod ka, aga igatahes ma ei ole selle peale mõelnud, ma ei ole nii kaugele mõelnud. Aga davai, tšau!